Vaikuse palve ehk isanda ootamine on üks võimsamaid läbimurdeid esile toovaid palvevorme. Vaikus ja ootamine on vaimse tugevuse allikad. Miks on vaikuse palve ehk Jumala ootamine niivõrd võimas? Vaikuse palve on piiblik praktika, mis keskendub oma hinge vaigistamisele ja täielikule keskendumisele Jumala ligiolule. See ei ole niivõrd rääkimine, kuivõrd kuulamine ja vastuvõtmine. Mis siis on Jumala ootamine? Mismoodi me Jumalat ootame? Piibelikus kontekstis tähendab ootamine, mis on heebreakeelne sõna kavah, enamat kui lihtsalt passiivset viibimist. See tähendab endasse kogumist, lootusrikast ootust ja Jumalaga ühte põimumist. See on teadlik otsus lülitada välja välis- ja sisemüra, et vaim saaks suhelda vaimuga. Mille pärast meil tuleb Jumalat oodata? Esiteks on vaimne joondumine. Vaikuses ootamine joondab meie vaimu, hinge ja keha Jumala troonisaaliga. Teiseks on väe uuendamine. See on laadimise aeg. Ilma selleta jooksevad usklikud tühjaks ja muutuvad vaimsetele rünnakutele väga vastuvõtlikuks. Kolmandaks on sügavus. Meil tuleb õppida minema kaugemale pinnapealsest palvest. Jumala ees vaikuses ootamine on üks vaimsetesse dimensioonidesse ja ilmutustesse süüvimise aeg. Ja seda ei saa kätte kiirustades. Neljandaks on alistumine. See on väga praktiline viis öelda, Isand, sinu tahtmine sündigu. Me anname kontrolli üle ja lubame Jumalal määrata tempo. Jumala ootamine tähendab seda, et me oleme vastuvõtlikud. Me laseme Jumalal endas tegutseda, selle asemel, et püüda oma pingutustega püha olla. Kuivuse aktsepteerimine on samuti üks väga oluline osa vaikuse palvest. Madame Guillaume, kes õpetas vaikuse palvest, tema õpetas, et vaimne kuivus ehk see, kui me ei tunne vaikuses oodates mitte midagi, on Jumala kingitus. See puhastab hinge isekusest ja õpetab meid armastama Jumalat ka siis, kui me ei saa sellest emotsionaalset rahuldust. Piibel on täis viiteid sellele, et vaikus ja ootamine on vaimse tugevuse allikad. Ja lähemegi vaatama mõningaid kirjakohti ja ma tahaks alustada laulust 46 ja 10. salm. Ja ma loen Piibli laiendatud tõlkest, seal on sageli natuke selgemalt need asjad ära toodud. Ja laul 46:10 ütleb, lase olla ja ole vait ning tea, tunne ära ja mõista, et mina olen Jumal. Ma olen ülendatud rahvaste seas, ma olen ülendatud maa peal. Lase olla või lase lahti, lase minna ja ole vait. Ning tea, tunne ära ja mõista, et mina olen Jumal. Ehk siis tema on kõikvõimas, kõikväeline. Vahel me oleme oma ponnistuste sees, oma pingutuste sees, oma stressis ja me ei näe nagu neid lahendusi, me ei näe väljapääsu ja hing üritab üha enam ja enam ponnistada. Ilma, et me rahuneksime maha ja mõistaksime, okei, mina ei ole Jumal, tema on Jumal, temal on vastused, mitte minul, mul tuleb teda kuulata. Laul 5 ja salm 3 ütleb, hommikul kuuled sa mu häält, Isand, hommikul valmistan ma sulle palveohvri ja valvan ning ootan, et sa mu südamega räägiksid. Ma valvan ja ootan, et sa mu südamega räägiksid. Jumal kõneleb meie südamesse ja see ei tule sageli üldsegi mitte mingisuguste sõnadega. Osad inimesed näevad pilte, osad inimesed saavad tunnetuse millestki. Mingid mõtted tulevad, mis me teame, et ei ole meie enda mõtted. See on see, kuidas Jumal meiega suhtleb. Laul 33 salmid 18, 20 ja 22 Piibli laiendatud tõlkest ütlevad, vaata, Isanda silm on nende peal, kes teda kardavad
kes teda aukartuses kummardavad ja ülistavad, kes teda ootavad ja loodavad tema halastuse ja helduse peale. Salm 20. Meie sisemised inimesed, oodake tõsimeeli isandat. Tema on meie abimees ja meie kilp. Ja salm 22. Sinu halastus ja heldus, o isand, olgu meie peal proportsionaalselt meie ootamise ja lootmisega sinu peale. Siin on väga huvitav mõte, mille see piiblisalm ära toob. Me loeme siin, et Jumala abi ja halastus ja heldus on meie peal proportsionaalselt meie ootamise ja lootmisega tema peale. Ehk Jumala abi tuleb meile vastavuses meie ootamisele. Ootamine näitab seda, et meie lootus on Jumala peal ja mitte meie endi võimete ega ponnistuste peal. Laulud 37 ja 7. salm, loen jällegi piibli laiendatud tõlkest, ütleb, ole vait ja puhka isandas. Oota teda ja toetu kannatlikult tema peale. Ära ärritu selle pärast, kelle tee õnnestub, mehe pärast, kes sepitseb kurje kavatsusi. Ole vait ja puhka isandas. See tundub vahel nagu kõige viimane asi, mida me teha tahame või teha saame, kui me näeme, et mingi surve on meil peal, me tunneme, et me peame tegutsema selleks, et asjad saaksid lahendatud, et asjad saaksid ümber pööratud, kuid Jumal ütleb, oota mind, puhka minus. See on meeldetuletus, et meie rahu ei sõltu ümbritsevast maailmast ega teiste inimeste tegemistest, vaid sellest kindlast paigast, mille me leiame vaid Jumala ligiolus. Kui me ei võta seda vaikset aega, siis haarab maailma vaimsus meid tahes-tahtmata endaga kaasa ja me tormame vales suunas, sest inimmassid liiguvad alati vales suunas. Kuid meie leiame selle õige tee, mille Jumal just meie jaoks valmis on pannud, just selles vaikuses, maha rahunedes, ennast maha laadides Jumala ees, kuulates Jumala häält enda sees. Ja ka kui me ei kuule mitte kui midagi, siis on see täiesti okei, sest me oleme kuuletunud, me oleme olnud sõnakuulelikud, me oleme võtnud selle aja, et lubada Jumalal teha oma töö meie südames. Ja ta teeb alati oma töö meie südames, kui me jääme vaikseks tema ees. Nüüd Jesaja 40 ja 31 on väga tuttav kirjakoht enamikule. Ja ma loen selle samuti piibli laiendatud tõlkest. See on ülimalt võimas tõotus neile, kes ootavad Jumalat. Ja me näeme siin ka seda, et see ootamine ei ole passiivne. Aga kes ootavad isandat, kes teda otsivad ja loodavad tema peale, need muutuvad ja uuendavad oma jõu ja väe. Nad tõstavad oma tiivad ja tõusevad Jumala lähedale nagu kotkad tõusevad päikese poole. Nad jooksevad ega väsi, nad käivad ega nõrke ega väsi. Aga kes ootavad isandat, kes teda otsivad ja loodavad tema peale, need muutuvad. Need muutuvad. Need muutuvad. Kas sa tahad muutust oma ellu, siis tuleb meil otsida isandat, oodata teda ja loota tema peale. Mitte selle peale, mida me näeme. Mitte selle peale, kas me näeme, et mu pangakontol on olemas raha selle arve maksmiseks või teise arve maksmiseks. Või kas ma näen, mis iganes lahendusi me vajame Jumalat. Kas ma näen neid või mitte. Mul tuleb oodata Jumalat, loota tema peale. Need lahendused ei tule inimestelt. Nad tulevad inimeste kaudu, aga Jumal on see, kes valib inimesed, kelle kaudu ta need lahendused toob. Või siis ta toob mis iganes viisil, täiesti ootamatult. Meie ei vali seda, tema valib, kui me ootame Jumalat. See ei ole mitte iialgi aja raiskamine. Ja ta ütleb siin, et need muutuvad ja uuendavad oma jõu ja väe. Nad tõstavad oma tiivad ja tõusevad Jumala lähedale nagu kotkad tõusevad päikese poole. Nad jooksevad ega väsi, nad käivad ega nõrke ega väsi.
Niivõrd võimas tõotus minu meelest, kui sellele hakata mõtlema, selle peal mediteerima, see on lihtsalt supervõimas. Ootamine annab meile selle värske energia ja väe, mida me vajame, sest me oleme ootamises avatud taevale ja meisse laetakse seda uut ja värsket, mida taeval on pakkuda. Ma olen ise tähele pannud, et ka kui ma ei kuule mitte midagi Jumalat, siis tulevad näiteks mulle järgmisel päeval vastused, mida ma vajan väga kergesti. Sest Jumal tõotab meile oma sõnas, et ta annab palga neile, kes teda otsivad, kes teda ootavad, ta annab palga neile. Isegi kui ma ei tunne, et ta sel hetkel midagi mulle kõneleb. Tal on olemas see palk minu jaoks, kui ma teen, mida tema on kutsunud mind tegema. Vaatame korraga lauludesse 62 ja teine salm ja see on nüüd eestikeelsest tõlkest. Üksnes Jumala juures on mu hing vait. Tema käest tuleb mulle pääste. Üksnes Jumala juures on mu hing vait. Temalt tuleb mulle pääste. Inimese hing on tohutult aktiivne. Hing tahab kogu aeg midagi teha või mingit lõbustust või tegevust. Hing ei jää vait. Ainult üks koht on olemas, kus hing on võimeline vait jääma ja see on Jumala juures. Kui hingele antakse võimalus kogeda elavat Jumalat, siis ta jääb vait. Sest Jumala juures on tõeline rahupaik, päästepaik. Rahu ei tule meile pingutusest, vaid vaikusest Jumala ees. Vahel tähendab vaikus seda, et ma laen kõigepealt kõik oma koormad, mured, kõik, mis mind vaevab. Ma lihtsalt jagan seda kõike Jumalaga kõigepealt. Ma valan selle kõik Jumala ees välja enne, kui ma olen võimeline vait olema ja kuulama. Ma tahaks minna korra nutulauludesse ja nutulaulud 3. peatükk. Salmid 25 ja 26. Issand on hea neile, kes teda ootavad. Hea on oodata vaikuses. Issand on hea neile, kes teda ootavad. Mind pani see mõtlema, miks on see nii, et Issand on hea neile, kes teda ootavad? Kas ei olegi teiste vastu hea? Ma usun, et see tähendab seda, et Jumala imelised õnnistused ei ole kättesaadavad inimlike ponnistuste kaudu. Jumala õnnistused on saadaval vaimu kaudu, sest need asuvad vaimses dimensioonis. Kuid kui me ei võta seda vaikuse aega, Jumala ootamise aega, siis karjub meie hing tavaliselt nii kõvasti, et me ei panegi tähele oma vaimu. Vaikuses oodates õpib meie hing maha rahunema ja usaldama seda, mis ei ole silmale nähtav. Me teame, et meie hing on meil mõistus, tahe ja emotsioonid, mis siis meie hing tajub elu ja ümbrust peamiselt 3D tasandil. Meie vaim aga liigub alati ülespoole ning on taevastele asjadele avatud. Kuid meie hing on see, mis üritab vaimu nii-öelda maa peale tagasi tõmmata, et ole ikka mõistlik või see pole loogiline või analüüsime seda. Või siis üks kõige sagedamaid mõtteid, mis meile tulema on, see oli ainult sinu ettekujutus. Sest hingel on väga raske usaldada seda, mida ta ei ole võimeline 5 meele abil kogema. Ja seega tuleb hinge treenida inimvaimule alluma. Ja jällegi üks võimsamaid kirjakohti on Jeesaja 30 ja 15. salm. See on üks mu lemmikuid ka. Ma olen sellel võtnud aega, et mediteerida ja ma loen seda piiblit laiendatud tõlkest jällegi, mis ütleb, minu juurde tagasi pöördudes ja minus puhates teid päästetakse. Vaikuses ja usaldavas kindluses on teie jõud. Ja ta ütleb edasi, aga te ei tahtnud. Minu juurde tagasi pöördudes ja minus puhates teid päästetakse. See on nagu absoluutselt vastupidine sellele, mida maailm ütleb. Maailm ütleb, et me peame tegutsema selleks, et olukorrad saaksid ringi pööratud.
Kuid Jumal ütleb, minust puhates teid päästetakse. Vaikuses ja usaldavas kindluses on teie jõud. Ja ta ütleb selle sama salmi lõpus, aga teie ei tahtnud. Ja see käib enamiku, suurema enamuse kohta. Seepärast, et me oleme nii harjunud tegutsema, et me ei leia, et vastused võivad tulla Jumalas puhates, Jumalas hingates. Siin kõlab täpselt sama mõte. Hing on see, mis ei taha vaikseks jääda. Hing tahab ise tegutseda. Hing tahab ise otsustada. Hing toimib nähtava baasil. Hing ei ole sugugi lihtsalt valmis usaldama seda, mis ei ole viie meelega kogetav. Hingel on raske mõista ka seda, et suured läbimurded ja võidud tulevad sageli esile Jumala ees vait olles. Ilma mingi ponnistuseta, ilma pideva tegutsemiseta. Jumalal on vastused igale probleemile. Meil tuleb õppida olema vait tema ees, et anda talle võimalus rääkida. Kui me lubame igas olukorras oma hingele ohjad võtta ja tegutseda, siis võib hing meid hukatusse viia. Mis juhtus ka Jesaja 30. peatükis, millest me just lugesime. Loen selle uuesti. Jumal ütleb meile Jesaja 30 ja 15. Minu juurde tagasi pöördudes ja minus puhates teid päästetakse. Vaikuses ja usaldavas kindluses on teie jõud. Ja ta ütleb edasi, aga teie ei tahtnud. Oleme need, kes tahavad seda. Suur osa kristlasi üritab elada kristliku elustiili oma hinge juhtimisel, sest ei mõisteta, milline osa meist on hing, milline osa meist on süda, milline osa meist on vaim. Ja see on tegelikult kõige alus, et me üldse mõistaksime piiblit. Meil tuleb treenida oma hinge, oma vaimule alluma, kes omakorda allub Jumala vaimule. Vaim näeb nähtamatusse ja ta soovib sealt lahendused esile tuua. Vaikus on strateegiline jõud, mitte nõrkus. Vaikus treenib meid vaigistama oma hinge. Vaikus treenib meid liikuma oma hinge tasandilt oma vaimu tasandile. Jumal on vaim ja ta suhtleb meie vaimuga. Ma selgitan vaimu, hinge ja südame erinevuse videos, kuidas eristada inimese vaimu, südant ja hinge. Meil tuleb seda mõista, sest vastasel korral me ei mõista piiblit, sest piibel eristab neid kolme osa meist. Vaim, hing, süda ja siis on muidugi ihu, mida on kõige lihtsam eristada, seepärast me näeme seda. Aga me ei näe vaimu, me ei näe hinge, me ei näe oma südant. Ja ma selgitan seda ka videos, kas kristlase hing saab olla purustatud. Ja see on alus. Me peame mõistma neid asju selleks, et mõistame, mida piibel meile tegelikult ütleb. Lähme korra Danieli raamatusse ja 11. peatüki 32 salm. Jube võimas. Ja see ütleb, see rahvas, kes tunneb oma Jumalat, on tugev, seisab kindlana ja teeb vägitegusid Jumala nimel. See rahvas, kes tunneb oma Jumalat, mitte see rahvas, kes teab Jumala kohta, kes on kuulnud piiblist, kes on lugenud piiblist Jumala kohta, aga see rahvas, kes tunneb oma Jumalat, on tugev, seisab kindlana ja teeb vägitegusid Jumala nimel. Ainult see rahvas on tugev ja seisab kindlana ning teeb vägitegusid, kes tunneb oma Jumalat. Jumal on vaim ja Jumal suhtleb meie vaimuga. Kuid kui meie vaim on treenimata ja meie hing valitseb, siis ei tunne me tegelikult oma Jumalat. Ja see tähendab ka seda, et me oleme väetid. Ja sageli on see ka see, et me oleme nagu kinnitatud oma emotsioonide külge. Kui me tunneme ennast hästi, siis me arvame, et Jumal tunneb hea meelt meie üle. Kui me tunneme ennast halvasti, siis me mõtleme, et Jumal on pahane meie peale. Mina mõtlesin täpselt niiviisi, kui ma sain päästetud. Et nagu Jumal oleks kinnitatud minu emotsioonide külge, et kuidas ma ennast tunnen, see on see, kuidas Jumal minusse suhtub. Mis on täielik vale.
Ja ma ei ütle siin sugugi seda, et hing oleks halb. Sugugi mitte, sest Jumal andis meile hinge põhjusega, selleks, et me selle maailmaga suhtleksime. Sest hinge kaudu me suhtleme selle 3D maailmaga ja meil tuleb hoolitseda oma hinge eest ja lubada hingel oma vaimult õppida, oma inimvaimult, sest vaim ammutab taevaseid tarkuseid Jumalat. Ja ma tahaks minna korra Apostlite tegude 5. peatükki 15-16 salvid ja ma loen selle eestikeelsest tõlkest, mis ütleb, nad kandsid ka haigeid tänavatele ning panid need kanderaamidele ja vooditele, et Peetruse möödudes kas või tema varigi langeks mõne peale neist. Ka Jeruusalemma ümbruse linnade rahvas tuli kokku, tuues haigeid ja rüvedatest vaimudest vaevatud, kes kõik said terveks, tohutult võimas. Ja mis siin toimus? Peetruse varju poolt hõivatud ruumi hakkas iseloomustama Jeesuse ja tema kuningriigi vaimne olemas. See viis üleloomuliku tervenemiseni ja vabanemiseni Peetruse aegruumis. See näitas, kuidas Jumala kuningriik ehk see valdus, kus Jumal on kuningas, ei ole mõeldud jääma meie südamesse, vaid see peab katma terve selle maailma. Ja me haarame kinni Jumala kuningriigist oma vaimu kaudu. Seejärel peab Jumala kuningriik saama laetud meie südamesse, see peab juurduma meie südames, kus on meie uskumuste süsteem ja seejärel saame selle vallandada sellesse maailma oma elude kaudu. Jumala kuningriik saab juurduda me südamesse Jumala sõna mediteerimise, selle mõtisklemise kaudu. Jumala kuningriik ei juurdu automaatselt meie südamesse, kui me tuleme päästele. Ainult üks väike osa meie südamest kuulub päästele tulles Jeesusele. Ülejäänud süda on koht, kuhu on salvestatud meie mälestused, traumad, kogemused, traditsioonid, uskumused. Ja päästele tulles tuleb meil hakata oma südant Jumala sõnaga kooskõlasse viima. Peetruse varju poolt hõivatud ruum sai olla nii võimsa tervendava toimega just seetõttu, et Peetrus teadis, kuidas kohtuda Jeesusega oma südame salajases paigas. Tema südames ei valitsenud religioon ega traditsioon. Tal oli elav ja isiklik suhe oma päästjaga. Kui me ei võta neid vaikuse aegu, siis ei saa meil olla seda elavat osadust Jumalaga, sest muidu meie räägime kogu aeg. Meil tuleb lubada Jumalal kõneleda, Jumalal ennast meile tutvustada. Ja Peetrus, kuna ta võttis neid vaikuse aegu, ta tõepoolest kandis endas Jumala kuningriigi ja ta vabastas Jumala kuningriigi kõikjale, kuhu ta läks. Ta ei pidanud ponnistama selleks. Ta oli võtnud need vaikuse ajad ja Jumala kuningriik kattis seda territooriumi mitte ainult tema sees, vaid ka tema ümber. Ja sellepärast tervenesid inimesed tema läheduse spontaanselt. Vaatame Luuka 17. peatükki ja ma loen salmid 20 ja 21 pealegi piibli laiendatud tõlkest, mis ütleb, kui variserid küsisid temalt, millal Jumala kuningriik tuleb. Vastas Jeesus neile, Jumala kuningriik ei tule nähtavate tunnustähtedega ega demonstratsiooniga. Siis ei öelda, ennäe siin see on või ennäe seal see on. Sest vaata, Jumala kuningriik on teie sees, teie südametes ja teie seas ümbritseb teid. Nii palju, kui meie võtame seda aega, et oma ruumi täita Jumalaga, nii palju saab Jumal ka liikuda meie elude kaudu. Ma usun, et vaikuse palvel on äärmiselt suur osa kuningriigi juurdumises meie südamesse. See on paik ja aeg, mil me tõeliselt kohtume Jumalaga ja tema armastusega. Me ei ürita mitte midagi olla ega mitte midagi teha. Me keskendume Jeesusele ja sellele, mida tema soovib meile öelda või näidata.
kui Jumala sõna tõe valgus paistab äkitselt mingi meie vana mõttemalli peale, millesse me olime takerdunud ja kinni jäänud ja see ei lubanud meil sel alal Jumalat kogeda. Kuid kui me saame äkitselt ilmutuse mingist kirjakohast, siis see ilmutus vabastab meid, sest ilmutus läheb mõistusest mööda ja suubub otse südamesse. Info ei muuda mitte kellegi elu, isegi info piiblist ei muuda mitte kellegi elu. Ainult ilmutusel on vägi muuta elu. Sellepärast on Jumala sõna mõtisklemine niivõrd oluline, mitte selle vuristamine. Ilmutused ja mõistmine saavad meile tulla just vaikuse, palve ja sõnal mõtisklemise kaudu. Me saame Jumalaga üheks ja toome selle taevase reaalsuse sellesse nähtavasse sfääri. Ja ühes sellega need vaimsed tõotused, mis on meie jaoks valmis pandud. Ja mis on siis näiteks kõige praktilisemad sammud Jumala ootamiseks? Leia see vaikne koht, eemalda müra enda ümbert, pane kinni oma telefon, muud segajad. Fokusseeri oma süda, alusta lühikese tänupalve või ülistuse või pühakirja salmil mõtisklemisega. Näiteks ole vait minu hing. Ära esita palveid ega nimekirju. Keskendu lihtsalt Jumala ligiolule oma vaimus. Ja kuula, kui su mõtted rändavad, too need õrnalt tagasi Kristuse juurde. Ja alusta 5–10 minutist. Ära ürita olla kohe esimese korraga mingi pool tundi niiviisi vait Jumala ees. Su hing ei ole harjunud seda tegema. Alusta 5–10 minutist. See on tohutult väärt aeg. Ja luba sellel ajal vähehaaval kasvada. Ma loodan, et see oli sulle julgustuseks ja kinnituseks. Palun jaga seda sõnumit kellegagi, kes vajab seda kuulda. Ja tea, et sinu taevane isa armastab sind. Sina oled tema silmad ära. Amen, kuni järgmise korrani.